Tere, Ameerika. Islamistid üritavad teie riiki üle võtta, sest see ei ole vaade Afganistanist. See on vaade Dearbornist, Michiganist möödunud nädalavahetusel. Jah. See on tuhanded ja tuhanded islamistlikud sõdurid ja naised, kes kõik püüavad oma ülemvõimu näidata ja kahjuks teie jaoks. Nad ei ole siin mitte ainult oma kummaliste rituaalriietega püüdes võimu haarata, vaid toovad ka kiviaja tagasi. Üsna otseses mõttes. Rünnates nädalavahetusel islamivastaseid meeleavaldajaid tohutute kividega. Ma sooviksin öelda, et ma liialdan, aga ei, ma ei liialda. Täpselt nii juhtus islamivastase ässitaja Jamie Langiga, kes sel nädalal läks ühele neist hullumeelsetest meeleavaldustest Dearbornis ja oli sõna otseses mõttes kividega surnuks loopimise äärel. Milline hullumeelne aeg elada. Dearborni Michigani ülevõtmine on alles algus, aga just see ongi. See on tegelik ja peaaegu täielik ülevõtmine. Nüüd tegi Nate Friedman täiesti pööraselt hea paljastuse kõigest, mis juhtus ja ma soovitan teil kõigil seda kindlasti vaadata, see on uskumatult viraalseks läinud, aga me näitame sellest lühikesi katkendeid, sest sa ei suuda tegelikult uskuda, et see on tõsi. See ei ole Euroopa. Ma tean, et enamik ameeriklasi arvab, et see juhtub ainult kusagil mujal. Ei, see on nüüd Ameerikas. See on sisse ehitatud. Nad ehitavad selleks struktuuri ja tahavad seda teha igal pool. Ja kui ma ütlen seda, siis ma mõtlen, et see näebki välja selline... Ma mõtlen, sa vaatad sõna otseses mõttes Michigani stseene, aga sa eeldaksid, et see toimub kuskil islamistlikus Iraanis või Afganistanis või jumal teab kus. Ma mõtlen, vaata, mida sa näed. Need pole isegi naised, kellel on näod kaetud, vaid nad on nagu kadunud, ühiskonnast eemaldatud, kõrvaldatud. See toimub Michiganis. Ära pane seda tähele muidugi. Väga intensiivsed riietused, mis püüavad hirmu külvata, sest täpselt seda nad teevadki. Kehtestavad ülemvõimu, tuletavad kõigile oma kohalolu meelde. Kaadrid Dearbornist, Michiganist peaksid sõna otseses mõttes kõiki hirmutama. Aga ma arvan ja ma kardan, et Dearbornist on praeguseks saanud lihtsalt käibefraas. See on lihtsalt Dearborn, see pole igal pool. Ei. Kuulge, neil on tõsine plaan Ameerika üle võtta. Ja on viimane aeg, et inimesed ärkaksid ja mõistaksid, et just seda nad tahavad kogu riigi jaoks. Nad lihtsalt harjutavad seda kohas, mis oli piisavalt rumal, et lubada neil inimestel sisse tulla. Ja kui ma ütlen sisse tulla, ma mõtlen, et neil on väga selge ja süsteemne plaan valida ametisse erinevaid inimesi. Praegu üritavad nad valida ametisse Al-Sayad, nagu te ilmselt olete kuulnud. Ja lisaks sellele, et nad valivad inimesi ametisse, kuulake, mida nad tänavatel skandeerivad, kui vajate veel veenmist. Kui varem küsiti, miks toimuvad meie protestid rahvusvahelisel kutsipäeval? miks on need nii Ameerika vastased? Miks me ei keskendu rohkem Iisraelile ega räägi nii palju Ameerikast? Gaza on näidanud kogu maailmale, miks need protestid on nii Ameerika vastased. Ameerika Ühendriikide valitsus, kes annab rahalised vahendid, on igav Khomeini, kes kuulutas välja rahvusvahelise kutsipäeva. Sellepärast ütles ta, et valav ja kõik oma skandeeringud ja kõik oma hüüded Ameerika peale. Ma tahan teile lihtsalt meelde tuletada. Okei, see on aastast 2024. See video oli avalik aastal 2024, mis tähendab, et me oleme sellest asjast juba ammu teadnud ja ometi inimesed ikka veel ei ärka üles. Kuulake järgmisi hüüdeid. Malcolm X ütles. Nii et sul on sõna otseses mõttes kõlavad Dearborni linnas hüüded surm Ameerikale ja sa kuuled, kuidas need inimesed ütlevad selliseid asju. Saavutasid võidu. Me pole kaugeltki piisavalt teinud. Ja inimesed siin, ma luban teile, me tõesti tunneme häbi. Me tõesti tunneme, et me ei tee piisavalt. Me tõesti tunneme, et muutus peab tulema, sest muutus peab tulema. Ja see muutus peab tulema nii, et see impeerium, Ameerika impeerium, mis on meie rahvast algusest peale kahjustanud, need lääne imperialistlikud jõud, mis on meie rahvast algusest peale kahjustanud, peavad langema. Okei, nii et Ameerika peab langema. Ma alustasin seda videot rääkides Jamie Langist ja mainisin Nate Friedmani ning me vaatame üle mõlemad need klipid, sest on tõesti väga oluline mõista seda teemat. See on video aastast 2025. See on video aastast 2024. See on kestnud juba väga kaua. Kõik märgid viitavad sellele. See on täiesti selge. See on väike katkend Nate Friedmani videost. Vaatame seda korraks. Et näha, mida Nate Friedman hiljuti tegi. Ta käis Michiganis, Dearbornis, et näha, milline seal elu on. Ja mul on selle video vaatamisel olnud nii palju erinevaid emotsioone. Vaatasin seda tervet videot YouTube'is. Ma vaatan läbi mõned selle osad ja toon välja, miks on täiesti normaalne ameeriklasena neid tundeid tunda. See on nii. Ameerika viisikule mõjus šokeerivalt koos mošee emadega. Naised
ma mõtlen, kui sa ei saa aru, et see, mida sa näed, on otseselt terroristide toetamise lipud, eks? Need lehvivad igal pool Dearbornis. Ükski maailmas eksisteeriv manipulatsioon ei suuda mind veenda, et naised tahavad ja valivad end nii riietada, kui neil oleks tõesti valikuvõimalus. Mitte miski. See tähendab, et sellest pole midagi vaba. Ma ei taha aktsepteerida kultuuri, mis sunnib naisi end niimoodi katma. Muidugi sa ei taha. Keegi ei taha seda aktsepteerida. Aga siin on jälle neid. See on see, mida ma nägin oma 2 aasta jooksul koha peal reportaaže tehes. See on kõige šokeerivam videomaterjal, mida ma kunagi olen filminud. Meie riik muutub äratundmatuks. Ma näitan seda videomaterjali ilma kommentaarideta ja lasen teil seda kogeda nii, nagu mina kogesin. See on ju lihtsalt pood, eks? See on lihtsalt pood Dearbornis, Michiganis. Jälle, pidage meeles, et enamik ameeriklasi peab täiesti normaalseks, et erinevatest vähemustest inimesed tulevad ja elavad mingis kindlas kohas. Aga kui te vaatate ainult seda, siis võiksite mõelda endamisi, okei, see on korras, see on supermarket. Ja supermarketis on erinevaid usulisi ja etnilisi gruppe. See oleks täiesti normaalne. Välja arvatud siis, kui mõistate, mida need inimesed plaanivad teha ja üritavad teha, hakkate taipama, et see ei ole juhus. See ei ole lihtsalt tore juhuslik asi. See on tahtlik. Pea meeles. Ameerika peab langema. Surm Ameerikale, kuidas me plaanime üle võtta. Ameerika ehitasid kuradi kummardajad. Ayatollah Khomeini oli meie aja suurim juht. Me tahame, et meie lapsed kasvaksid üles džihaadi kultuuris. Seda nad õpetavad ja levitavad sellele inimrühmale, kes siis ilmub välja sellisena. Ja siis ei ole üllatav kuulda, et sul on lisaks lugudele nagu Jamie Lang veel ka neid inimesi, kes tulevad ja püüavad ohtlike kandidaate valida. Kuula seda. Need noored inimesed näevad temas paljuski samu asju, mida nad nägid ka Zoran Mommamdanis. Ja kuigi paljud inimesed alguses naersid tema üle, on temast nüüd saanud New Yorgi linnapea. Ja ma arvan, et see, mida sa näed juhtumas nende DSA ja sotsialistidest kandidaatidega, nad räägivad probleemidest, mis paljudel neist noortest ameeriklastest praegu on. Probleem on muidugi selles, et nende lahendused on kohutavad, aga noored tunnevad, et neid kuulatakse ja märgatakse. Sa pead aru saama, kui sa seda videot vaatad ja kui sa seda videot vaatad, kõik need inimesed hääletavad selle nimel, et nende hääl oleks esindatud Ameerika senatis vastavalt demokraatlikule süsteemile. Ja nad kasutavad selleks demokraatlikku parteid, nad kasutavad DSA-d, et valida neid hullumeelseid kandidaate. Aga igaüks neist inimestest, see ei ole ainult Michigani probleem, see on ka sinu probleem, sest neid hakatakse esindama, kui nad end poliitiliselt organiseerivad. Nüüd lähevad valijad oluliste eelvalimiste ajal valimiskastide juurde. Moslemid suunduvad massiliselt valima Dearbornis, Michiganis. Nad katavad end kinni, nagu šariaadi seadus nõuab. Ja tõenäoliselt hääletavad nad senati eelvalimistel Abdul El-Sayedi poolt, et see mees sisse saada. Ja me teeme veel ühe video Abdul El-Sayedi kohta. Aga nagu ma sulle ütlesin, kui meil käis üks kristlane sellel protestil, kui ma ütlen meil, siis see ei tähenda, et ma ise selle korraldamisega seotud olin. Aga see mees läheb sellele protestile, vaata kaadreid, kuidas ta sõna otseses mõttes tegelikult peaaegu kividega loobitakse. See on hullumeelne. Kas sa näed teda? Ta jookseb ja nad loobivad teda kividega. Nad ründavad teda. Nad loobivad teda kividega ja politsei üritab teda päästa, aga nad ründavad teda. Vaata, ründavad. See on pärit sündmusest endast. Selle avaldas Dearborni politsei. Ane neile ära, aga sa oled galerii! Tagasi! Ei, sa tead, sain aru, sa said haiget. Nad võtavad kividega loopimist siin nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. Olgu, siin on Jamie Lang pärast sündmust. Vaata, mul on oma arvamus Jamie Langist. Ma arvan, et ta on idioot ja teeb asju meelega, et ärritada. Ma ei ole idioot. Ma ei arva, et oleks eriti hea ja peen kristlaste esindaja, aga tuleb meeles pidada, et inimesed, kes üritavad sellisele rahvahulgale vastu astuda, peavad arvestama vägivallaga. Nad kogevad vägivalda. Ja just see juhtuski Jamie'ga. Jacob Lang. Mis iganes tema nimi ka poleks. Vaata taha. Siia see kivi mind tabas. Kohe tema kõrva taga. Vaata siia. Umbes selle suurune. Läheb. Ta saab tegelikult kiviga pihta. Vaatame seda salvestist uuesti. Ma tahan näha kiviviset otse ülekandes. Kas sa näed seda? Siin. Kas sa näed meest, kes viskab kivi? Teeme seda uuesti. Selles videos ei ole see väga selgelt näha. Näed, ta viskas talle sõna otseses mõttes just kivi. Neid loobitakse kividega, sest ilmselgelt seda šariaat ette näebki. Ja kui sul on see Michiganist pärit mees, kes ütleb, ma lihtsalt ei saa aru, kuidas see võimalik on, siis pead meeles pidama, iga ameeriklane kogeb seda lõpuks, kui ta vastu ei hakka. Nii et minu suurepärases Michigani osariigis nad korraldasid 50 000 inimesega islamimarsi. 3 kristlasest meest hoidsid silte ja neid loobiti kividega ning peksti üleriigilises televisioonis. Mis toimub? Kas püha sõda on siin? Niile, kes sellest ilma jäid, jah, see on Ameerika ülevõtmine islami poolt ja nad loobivad ameeriklasi kividega. Kuradi ameeriklane.
Nad viskavad päriselt kive. See on lihtsalt hullumeelne. See on lihtsalt hullumeelne. See on hullumeelne. Ja siin on lähempilk. Ei mingit mässu, ei mingit vägivalda. Sul on sõna otseses mõttes 50 000 inimesega marss, kus kõik näevad välja nagu terroristid. Ja sul on 2 või 3 kristlast, kellel oli julgust tulla ja sellele vastu seista. Ja vaata, kuidas neid rünnati. Nad päästeti tänu sellele politsei naisele, kes pani nad autosse ja suutis nad minema viia. Jällegi, kas nad on täiesti idiootsed, et nad sinna läksid? Jah. Kas on üsna muljetavaldav, et nad on valmis oma väärtuste eest seisma? Jah. Kas nad teevad seda selleks, et saada klikke ja tähelepanu? Absoluutselt. Aga mõte on siin sama, et see toimub Michiganis, Ameerika Ühendriikides. Ameerikas on koht, kus 50 000 neist inimestest saavad tänaval marssida nagu terroristid. Ja Kristuse väärtushinnangud, millele Ameerika on rajatud, ei võimalda isegi neil inimestel nendes kohtades vastumeeleavaldust korraldada ilma äärmusliku vägivallata. Kuulge, Dearborni linn Michiganis, samamoodi nagu teil oli Mamdani New Yorgis, on see samm number 17. Kuid see on nende plaani algus Ameerika üle võtta. Ja igaüks, kes seda vaatab, peab seda väga tõsiselt võtma. Äärmiselt tõsiselt võtma. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.